Tere, mina nimi on Natalja Zinovjeva ja see on minu kolleeg Madis Kaldmäe. Me oleme, nii nagu on öeldud, Siseministeeriumist regionaalpoliitika büroost ja me täname võimaluse eest tutvustada regionaalarengu meetmeid. Nii nagu ka mitme teise valdkonna jaoks on regionaalarengu jaoks juba tegemist 3. programmeerimisperioodiga, millal on võimalik kasutada struktuurifondide vahendeid. Kui kohe pärast liitumist Euroopa Liiduga keskendusid regionaalarengu meetmed peamiselt regioonide sotsiaalse keskkonna, elu- ja külasuskeskkonna, taristu investeerimisvajadustele, eks põhimõtteliselt investeeringute esimene laine on läinud piirkondade esmavajaduste rahuldamisele. Ja 2 perioodi peale said toetust peaaegu 200 kooli ja lasteaeda, 80 turismi- ja külastusobjekti. Mind on hästi kuulda. Lähemale või? Siis on parem kohe. Jah, nüüd tundub, et parem on, jah. Ja ehitati ligikaudu 1400 kilomeetrit interneti lairiba baasvõrke ja samamoodi ehitati ka 100 kilomeetrit kergliiklusteid. Aga viimaste aastate jooksul, ehk siis juba perioodil 2007-2013 hakkasime ühe rohkem regionaalarengu meetmetes keskenduma ettevõtluskeskkonna arendamisele ja töökohtade loomisele ja selle tulemusena toetati avaliku taristu arendamist peaaegu 26 tööstus- ja ettevõtlusalale, eks põhimõtteliselt toetati juurdepääsuteid ja erinevaid kommunikatsiooni, elekter, gaas, internet ja muud vajalikud. Pandi aluse 6 regionaalsele kompetentsikeskusele, eks nende sees olete kindlasti kuulnud, et Kohtla-Järvel asuv põlevkivi kompetentsikeskus, Kuressaares asuv väikelaeva ehituse keskus ja Tarkmaa ja Rakverest ja nii edasi. Samuti turismiobjektide viimaste aastate taotlusvoorudes keskendusime rahastamisel ühe rohkem sellistele objektidele, mis olid suutelised tuua piirkonda võimalikult palju turismitulu ja läbi selle aktiviseerida kohalikku ettevõtluskeskkonda. Uuel perioodil samamoodi jätkame töökohtade loomise ja majandusaktiivsuse elavdamisega, aga sellest räägime natukene hiljem. 3 järgmise slaidi peale me oleme lisanud pilte erinevatest regionaalarengu meetmetest rahastatud projektidest. 2 esimest ülemist pilti on linnapiirkondade arengumeetme, esimene Narva ja promenaad. Selle projekti avati eelmise aasta suvel, 2004 aasta augustis. Järgmine näide projekti eestvedajaks on olnud Mardu linnavalitsus. Ehitati peaaegu 70 kilomeetri uusi kergliiklusteid. Laagrisse on ehitatud Nõlvaku lasteaeda ja selle eripära on see, et ühelt poolt see tegemist on Saku ja Saue valla koostööprojektiga ja tegemist on Eestis valminud esimese peaaegu nullenergia kuluga hoonega. Järgmise slaidi peal on 2 turismiobjekti, 2 atraktsiooni. Esimene pilt on Kiviõli seiklusturismi keskuses. Tegemist on rahvusvahelisel tasemel pakkuva spordikülastusobjektiga, kus on suusa, mootor, ratta ja muid teenuseid võimalik tarbida. Ja tegemist on sellise märkimisväärse nii piirkonna kui ka Eesti
Eesti nagu mastaabis nagu tervikuna olulise turismiobjektiga, see meelitab juurde ka päris palju välisturiste. Järgmine pilt on Meremuuseumi lennusadamast, mis asub kohe Tallinnas ja eelmisel aastal külastati lennusadamat üle 300 000 külastajad. Esimene pilt illustreeribki nagu interneti lairiba baasvõrku ehitamist, et siin nagu mingisugune putka ja noormees tegutseb, eks põhimõtteliselt see on üks pilt maapiirkondades, kuhu on interneti lairiba baasvõrk on viidud. Alumine pilt on Narva tööstus- ja logistikapargist. Tegemist on ühe eduka näitega tegutsevast tööstuspargist, ta on nullist ehitatud, vedajaks on MKM-i kaudu loodud Ida-Viru tööstusalade arenduse sihtasutusega ja Narva logistika tööstuspargis tegutseb juba mitmeid väga edukaid ettevõtjaid, Aquafor, veelfiltrite valmistaja, ka värvitehas ja paljud muud. Nüüd lähme sujuvalt üle uuele perioodile. Uuel perioodil kavandame meetmeid 6 valdkonnas. Esimene on piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, eks põhimõtteliselt tegemist on meetmega, mille raames kavatseme avada 3 toetusskeemi. Üks on suunatud investeeringutele, teine regionaalsetele kompetentsikeskustele, nii olemasolevate edasiarendamisele kui ka uute loomisele ja piirkondlike algatuste tööhõive ja ettevõtlikkuse suurendamiseks. Eraldi toetusskeem. 2 toetusskeemi on linnapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks ja viimane arendusvõimekuse kohaliku ja regionaalarengu tasandi arendusvõimekuse tugevdamiseks. Nii nagu ma juba ütlesin, et regionaalsete kompetentsikeskuste toetusskeem on suunatud nii 2007-2013 perioodil loodud 6 regionaalarengu keskuse edasiarendamiseks. Selle toetusskeemi kogumaht on circa 8 miljonit eurot. Põhimõtteliselt kinnitatakse toetuse tingimuste määrust, mille raames on võimalik toetada nii uusi kompetentsikeskuste arendamist. Me esialgu oleme kavandanud, et neid võib olla kuni 3 uuel perioodil, neid päris uusi, ja 6 olemasoleva keskuse edasiarendamist. Toetuste tingimuste määrus on praegu töös ja loodetavasti kevade lõpupoolele õnnestub ära kinnitada meetme tingimuste määrust, mis ongi nagu aluseks taotlemiseks ja olemasolevate kompetentsikeskuste edasiarendamiseks avaneb taotlusvoor tõenäoliselt suvel ja uute kompetentsikeskuste arendamise voor kavandame sügisesse. Siin on järgmine slaid, selline nagu lühike ülevaade, kes on juba nagu taotleja olnud, teab, et põhimõtteliselt uutele kompetentsikeskustele toetuse taotlemine on 3-etappiline, eks esialgu toimub ideekavandite voor ja juba välja valitud saavad võimalused kandideerida saavad nagu võimaluse kandideerida tugitegevuste taotlemise voorust. Ja need, kes pääsevad edasi, siis saavad põhimõtteliselt võimalust taotleda toetus põhitegevustele. Kuna hoonete ehitamine ja seadmete ost on väga kallis, sellepärast on põhjendatud, et ainult juba välja valitud ideed saavad võimaluse arendada terviklikke kompetentsikeskuseid. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud.
Selle toetusskeemi tingimuste määrus avaldati Riigi Teatajas sel teisipäeval ja määrus jõustub reedel. Tegemist on, võrreldes eelmise programmeerimisperioodiga on vahe selles, et uuel perioodil suurem roll või väga oluline roll maavalitsust ja maakondadel endil. Juba alates kevades 2004 on alustanud maakonnad oma arengukavasid uuendama. Kaks peamist valdkonda, kus oligi vajalik arengukavasid uuendada, ettevõtlusvaldkond ja liikuvusvaldkond. Tulenevalt meetme eesmärkidest suunatakse investeeringutoetuse vahendeid 5 tegevusele. 4 esimest on see traditsiooniline avalikult juurdepääsu tööstusaladele ja kommunikatsioonid. Uue võimalusena on inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste loomine. Traditsioonilised piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes traditsiooniline külastusobjektide väljaarendamise võimalus. Lisaks mõtlesime uuel perioodil ka pehmeid tegevusi juurde ja piirkondlike turismivõrgustike väljakujundamist on võimalik ka meetmest juurde taotleda. Ja 4. suund on linnaruumi väljaarendamine. Miks ma olen seda 3 plokki toonud natukene ettepoole, kuna 3 esimese ploki ja 4 esimese tegevuse eesmärk on töökohtade loomine ja viimane plokk, 5. tegevus, keskuse ja tagamaa vahelised ühendus, selle ploki eesmärk on töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine. Nii nagu Kadri Tali päris algusest on rääkinud, et uuel perioodil on hästi oluline eesmärkide saavutamine ja ei ole võimalik toetada neid projekte, mis ei panusta konkreetse toetusskeemi väljunditele. Põhimõtteliselt on võimalik linnaruumi arendamist toetada vaid juhul, kui selle konkreetse projekti tulemusena luuakse piirkonda või tekivad uued töökohad ja tuuakse täiendavaid erasektori investeeringuid. Ja kogu meede on suunatud väljaspool Tallinna ja Tartu linna piirkondi. Et järgmise slaidi peale on need linna piirkonnad välja toodud ja kuna suurematele linna piirkondadele, Maadis räägib sellest natukene täpsemalt hiljem, on Tallinnale, Tartule, Pärnu, Jõhvi ja Kohtla-Järve ja Narva linna piirkondadele on suunatud eraldi meetmestik. Sellepärast piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest ei saa taotleda need linnapiirkonnad linnaruumi ühendusvõimaluste väljaarendamistele tegevustele. Abikõlblikud taotlejad on uuel perioodil, nende ring on oluliselt laiem kui eelmisel perioodil. Me otsustasime, et me ei soovi tekitada uusi boodisid Eestisse ja see, kes on loogiline taotleja konkreetse projekti jaoks, et ta võikski olla taotlejaks. Põhimõtteliselt taotlema võivad tulla nii omavalitsus, sihtasutused, MTÜ-d kui ka avalikud õiguslikud ülikoolid, näiteks külastusobjektide haldajatena, aga ettevõtluskeskkonnas on võimalik näiteks, et taotleja ka äriühing. Otsustusprotsess näebki välja selliselt, et 2 nädala jooksul toetuse tingimuse määruse jõustumisest esitavad maavanemad Siseministeeriumile ja maakondlikud tegevuskavad ja seejärel Siseministeerium vaatab läbi tegevuskavade vastavust tingimustele, saadab arvamuse avaldamisega asjaomastele ministeeriumiks valdkondadest tulenevalt on kindlasti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Kultuuriministeerium.
seejärel siseminister kinnitab tegevuskavasid, juhul kui nagu osutub, et mõne maakonna tegevuskava ei ole veel nagu valmis, siis nad saavad võimalus teha veel kodutööd ja tulla uuesti. Ja kinnitatud tegevuskavas projektid saavadki, põhimõtteliselt tegemist ei ole juba valmis kirjutatud projektidega, aga arendustega, objektide ja tegevustega, neil on võimalik siis tulla taotlusega juba EAS-i. Ja taotlusvoorusid kulutatakse välja juba hiljem. Me loodame, et kui maikuus saavad tegevuskavad kinnitatud, ehk siis põhimõtteliselt suvel saaksime juba taotlusvoorusid avada. Ja minimaalselt on 3 kuud aega taotluse esitamiseks, aga kuna maakondades on tulnud signaal, et tegelikult on mitmeid väga olulisi regionaalarengu seisukohast projekte vajavad nagu rohkem ettevalmistamisaega, et ei välista, et see taotluste või esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on ka hilisem. Aga kui me näeme tegevuskava, siis saab seda juba nagu täpsemalt ära otsustada. Et ma ei tea, Madis, kas sa jätkaksid?